Suunamudijate tuleproov, episood 3. Oleme tagasi. Nüüd K3 saatis kõik epsid ära meile. Saame järjest kütta ja seda imekaunist Suunamudijate tuleproovi vaadata. Ja jumal tänatud, et nüüd on kõik episoodid käes. Ma ei viitsi vastata inimestele, et kuule, millal tuleb? Millal tuleb? Nüüd saame teha. Kas peaks kellegi kutsuma ka siia või? Võime kutsuda. Robin Sulg, Robinite duo oleks siis siin. See oleks päris hevi. Ja las rahvas kirjutab alla ja see, kes saab kõige rohkem like, selle kutsuma. Mis eelmises episoodis juhtus? Vot kes seda mäletab, seda ma ei mäleta. Steven tuli. Jah. Või noh, tuli saatesse. Või Robin sulesse. Koška läks minema. Koška saadeti minema, sest ta ei tee mitte sittagi. Okei, aga vaata nagu ikkagi targad inimesed ütlevad, et ei ole mõtet keskenduda minevikule. Keskendume ikka olevikule ja tulevikule. Tulevikule kindlasti. Hakkame vaatame siis. Suunamudijate tuleproov, episood 3. Aga enne kui me videoga edasi liigume, siis tahaks teile rääkida tänase video sponsorist, kelleks on Storytel. Nagu mõned juba teavad, siis Storytel on suurim valik audio ja e-raamatuid ühes mugavas äpis. Ja miks on see nii mugav ja miks mulle meeldib seda kasutada, on see, et sa lihtsalt teed äpi lahti, kirjutad sisse oma lemmikraamatu, minu puhul siis How to Win Friends and Influence People, klikad selle peale, vajutad kuula ja nii lihtne ongi. Ja kuna ma tripin hästi palju praegu ringi ja lihtsalt füüsiliselt ma ei jõua raamatut lugeda, siis minu jaoks on see top lahendus. Seega, kui sa veel pole liitunud, siis kasuta descriptionis olevat linki ja sellega saad sa 30 päeva Storyteli täiesti tasuta kasutada, aga ainult selle lingiga. Aga lisaks veel koos Storyteliga teeme me ka teile väikse giveaway. Kommenteeri siia video alla oma lemmikraamat ja miks on see sinu lemmikraamat ning 5 õnnelikku võitjat saavad endale Storyteli täiesti tasuta terveks aastaks. Seega andke tuld ja kui see on juba tehtud, kommenteeritud, Storytel regatud, siis me jätkame videoga. K3 esitleb. Tänane saade võtab ette sõpruse ja kogu emotsioonide palleti. Tegelikult peaks ütlema, et Sydney on nagu saatejuhina ka ikkagi palju paremaks läinud. Kindlam kuidagi, enesekindlam, ei või? Nagu võrreldes see, mis tal oli kunagi parem, kõige parem kaaslane. Ma lihtsalt ei mäleta selles mõttes. Need esimesed hooajad, vaata, täitsa nagu ta ei jaga niisama komplimente. Lihtsalt ei mäleta. Ma meeleldi jagaks. Ikka peab välja teenima ikka või? Muidugi. Me oleme need 2 jobud, kes ainult kõik mõnitavad ja ütlevad alasti. Ja siis me oleme ise ju perfektsed. Suunamudijad on juba mõnda aega ühe katuse all elanud. Öine pidu tegelikult algas minu jaoks päris lõbusalt. Miks sa tõid mind sellega? See oli personal nagu, see oli lihtsalt sa tahtsid nagu. Ja no, kätega ei saas. Wow. Tegime natuke tünni sauna, aga ei, muidu oli fun, aga kui 3-4 öösel hakkas laulmine pihta ja muusika läks järjest valjamaks ja ma magada tahtsin, siis võib-olla enam nii tore ei olnud. Ära karju, Steven pahandab jälle, et ta ei saa magada. Keda kotib, Steven lendab välja. Seda me teame. Korralikult nussi. Aga mine järgmisena. Ma tahaks minna tegelikult. Ma tahan lihtsalt korralikult kereda ja keppi. Robin Sulg tahab keppi saada, ma saime aru. Korralikult. Korralikult keretäie ikka. Ta ütles, et ta ei taha nii suur keppi, sa tahab korralikult keppi. Üldiselt tahaks, nagu annan keretäie ikkagi nagu peksa, vaata. Ja keretäie saab ikkagi nussi saada. Hääletage võid, palun välja, mul on vaja minna Tallinnas, mul on vaja nuss. Ma tahan korralikult keppi saada. Jah, selles mõttes see võib olla üks väga hea põhjus tegelikult, et kindlasti välja hääletatakse. Läheb produtsendiga jutule, vaata, kuule, ma tahan koju minna. Miks? Ma tahan nagu korralikult keretäie. Mis sa tahad? Keppi saada. Keppi. Tahan keppi. Täna on semikord. Produtsent on mingi, ei, kuule, see on täiesti adekvaatne põhjus. Ei. Ma saadan sind ära. Robin, mine koju. Sul on silmadest näha, kurat. Sul on see vibe. Rõvedat saada raisk. Ta paneb seda sisse.
Türa, ma suren ära. Vabandust, härra produtsent. Kas te võiksite mul Normaalseid inimesi siin ei ole. 5 hommikuni käis siin ikka korralik möll. Isegi kui me seda lauda siin vaatame, siis siin on Coca-Colad, limonaadid, piraadikrõpsud ja kommid, et nagu lasteaias oleks endiselt, et ainult vaja juua, muusikat kuulata, oksendada, nutta, naerda. Nagu näha, siis löövad suunamudijad end igal hommikul kaamerate ees sisu tootmiseks korralikult lille. Ja järeleandmist ei tehta grammigi. Kas ma olen välja nagu nunnu, mis iganes navast? Põhjus, miks Anette on ilus, on see, et ta näeb vaeva oma väljanägemisega, ta teeb meigi, tal on trendikad fitid. Mis ta ütles, et ta teeb meigi ja ta näeb... Ta samamoodi tegi enne meikis ennast. Pada sõimab katelt. Kui ma elasin Prismas autos 100 tundi, seal oli 100 korda normaalsem keskkond ja ma läheks iga hetk sinna tagasi. Ega midagi piinlikult ei tehtud minu arvust. Ma ei mäleta igast. Robin läks vist oma elukaasast lahku läbi telefoni. Et siin paljud inimesed ise ütlevad, et... Milline neist? Tal oli päris mitu neid. Tal oli päris mitu, nagu Tal oli päris mitu neid. Tema jutust selgeks sai, vaata. Issand jumal, kuradi... Te kuulad seda, tahate? Ei, ma kuulsin, aga ma ei koti. Kuradi surnuks ehmatama ennast. Keegi lasi. Jaa, mingi kuuru tuli meile. Kuule, see hiilane. Ei, see mulle haigelt meeldib. See veel ma olen nii impressed, nii tore. Tervist, tere tulemast. Kas sul on mingeid asju ka või? Jaa, mul on Võtame su asjas. Kaspar või? Mis oli Kaspar või? Siin mängus tõesti. Härra Vang tuli kohale. Härra Pett. Härra Vang! Kaspar Vang, inimene, kes siis on eesti keele õppinud Hiinast. Ja ääretult kiiresti. Väga hästi, kiiresti. Mõned inimesed võiks õppust võtta näiteks. Väga paljud võiks. Väga paljud kindlasti. Üles, sa mõtled, et kõik on chill. Siis käib mingisugune pasu on, jälle on uus osaleja. Wow, väga huvane koht. Seltskonnaga on liitunud Hiinast pärit sisulooja Kaspar Vang. Sõbrad, kas sa tead, et Hiina gümnaasiumis õpetati eesti keelt? Ja kas sa tead, et eesti keelt on nüüd võimalik õppida Hiina ülikoolides? Oma eelmises videodes märgasin, et Eestis pole eriti võrtsikat toitu, mis tõttu otsusen seekord challenge'i teha ja proovida Samyangi võrtsikas raamenit. Ostetud. 1, 2, 3. See raameni värk, ma arvan, sa sureksid ära, noh. No võimalik täitsa, jah. Ma võin 3 miksi ka süüa. Küsimust ka mitte. Ja kes tahab mind challenge'ida teravuses, siis palun väga, teeme, tulge. No question isegi, ma võidan. Vaata, kui me käime Türgis, vaata, siis meil antakse tavaliselt see turistimenüü, vaata, teadene. Et no, et meilt küsitakse rohkem raha, vaata. Aga kui Kaspar Vang näiteks ostab mingeid asju Hiinast näiteks Alibabast, tellib, no me ütleme, et seal on nii odav, kas tal on mingi oma tee, kuidas saada veel odavamalt midagi? Kindlasti. Ta läheb otse Factorisse, vaata. Ilmselt keegi sugulane töötab seal. See on nii reisist praegu. See on nii reisist jutt. Prolida 6-aastane õde töötab seal. Delete. Lisaks on Kaspar armastatud juba ka siinse meedia poolt ja esinenud varemgi mitmes telesaates. Väga meeldiv. Olen Kaspar. Tere, Hendrika, väga meeldiv. For me, liiga positiivne. For me. Mähkarite saade, mis sul oli, siis Robin oli ka Kanada aktsenti tegemas iga lause alguses. For me, I think that... For me. Aga nägid, kuidas Mr. Sulg judges, talle üldse ei meeldinud ikka, vaatad ta nagu siin. Olen Kaspar. Tere, Hendrika, väga meeldiv. Tere, Kaspar. Tere, väga meeldiv. For me. Ta oli mingi, tura küll, mis vend see... Okei, mitte siukse häälega vist võib-olla. Hääl on ikka samad. Ei lasku praegu sinna. Aga vaatasid, tere, mis vend saa veel oled, tiltis, vaata. Liiga positiivne, mida lihtsalt see kettas, et ta on juba kohe hommik on kell 10 ja kuradi enda kollase kampsuniga siin. Bro, sul liiga positiivne, tere, kus on alles probleem. Kas kõik Robinid on siuksed dramaqueenid või? No tund küll, jah. Meil on probleem, et on liiga positiivne, et kell 10 tuli juba nagu naeretades sisse. Aga vahepeal tegelikult on, ma olen kind of nõus. Vaata, mõned vennad on nagu liiga positiivne, you know? For me...
For me. Üleliia nagu see positiivsus on ka nagu see killib nagu seda nagu wow, chill. Sa oled telesaates, sa pead arvestama, et nagu siuksed asjad tuleb ette, aga kui sa oma eraelus, sa ei pea olema hommikul inimesel nii positiivne, kui see sind häirib. Ma räägin lihtsalt nagu, et vaata nagu üldiselt. Ma vahepeal ehmun ära, olen nagu wow. Rahu! Rahu maha! Kaspar. Tile! Ka seal! Tšau! Oh my god. No Kaspari osas oli see, et esimene inimene, keda ma tegelikult ära ka tundsin. Ma ei no ka see on see hiinlane. Mad respect, et sa ausalt see hiinlane. Mad respect, bro. Minu jaoks on nad kõik ühtsugused. Täpselt siuke lause, mis tal see jäi puudu, vaata, mis ta tegelikult ilmselt oleks tahan tööle ka. Üldiselt on minu jaoks kõik ühtsugused. Me ei öelnud seda. Ma lihtsalt arvasin, mida ta oleks tahtnud. Oh, fuck it. 7 inimest jälle. Ei, aga oota, sina. Mina olen nõus. Ei, aga 4 inimest, kes võistlevad päriselt. Ja nüüd meid on 3, kes me teeme lihtsalt mingi tööstrappi siin. Ehk me... Siis miks ta rääkis nende ees praegu? Vaata, mis see nimi oli? Enrico või? Enrico vaata mingi... Tegelikult sa olin ka võistlema. Ma olen ka nagu võistlust tuled, mis sa ajad? Ise ka nagu tahaks võistelda. Tahaks nagu võita, vaata. Sulg otsustada, sina ei võista, mina ei võista. Me ei joo siin. Me paneme viina. Me tuleme lihtsalt thirst trappima siia. Ta on siuke armas ka, vaata. Väga positiivne. Mina isegi plaksutanud kõik aid. Jaa, tore, ma ütlesin ei. Kaspar Vang. Uus päev, uues seiklusel, mul pole huuli ikka veel. Me saime uue osaleja ka. Sul pole huuli. Sul pole huuli. Mitme mehe eest? Mitme naise eest? Tähendab, jah. Teil on siuksed natuke mossis näod, aga mul on siin midagi, mis teil tuju väga palju paremaks teeb. Tere tulemast Tallinna loomade varjupaika. Kass. Koska? Miks nad Koska välja saatsid? Koska oleks praegu selle... Ei, see oleks lihtsalt ideaalne content. Ainuke asi, mis tahaks pidanud tegema, lihtsalt iga vennaga põmmes selfie vaata ja siis karjad Koska! Ideaalselt sa... Koska! Vaata nagu praegu. Täitsa lõpp. Oh my god. Veits. Ma tahan võtta ka, see päris ikka... Sa oled nunnupall. Sellel on siuke tola nägu, seda ma tahan. Ära katsu tema saba, nagu see on nagu tema kõige tundlikum nagu osa. Saba. Aga otsime sulle kassi. Te sööte Hiinas neid kassi. Kas Hiinas ei olnud mingi see teema, et koer ja kassi süüakse? Ma ei tea, ma kuskilt lugesin midagi. Võis olla mingi BBC või fake news. Bro, that's racist. I don't know, bro. Ta tahab nii väga välja vaata. Ta tahab koju saada. Leiame su kodu varsti, sul on uus kodu, eks ju? Kass, ära usaldada hiinlast. I'm sorry. It's a joke. It's a joke. I'm not racist. See on lihtsalt borderline nali nagu. See on nii borderline nali lihtsalt. Ei ole hullu. See on minu käis täna 1 päevaks. Ta tegi ise selle nalja ära ja... Ilmselt ongi... See kass on mu homselt ei näe. Ma ausana, tegelikult ma ei ole üldse selline ju. Okei. Siit saab... Mjau, mis? Njäm. Hullemaks enam ei näe. Kõik. Aitäh. Nüüd on kõik. Mulle kassid tegelikult üldse ei meeldi. Sa ei meeldi vist teile ka? Me mõistame, siis vähemalt see on, et me oleme siuksed mõistad. Ma olen koera inimene, aga nagu ma annan musta kassi energiat, ma mõistan täpselt, mis see vend räägib seal. Mine. Mis asja?
kassi tõlk lihtsalt. Elina, päästa mind Kasparist. Kaspar, tule ära seal. Kaspar ei söö kasse. Kui keegi veel aru saab. Nii et mõnes mõttes selline just nagu hea kass, keda proovida reklaamida on ju, et... Kaspar ei söö kasse. Jääb kellelegi silma. Kaspar ei söö kasse. Nagu sa näed, et see põhjus, miks ta siin nii kaua... Mis sa tarvele see? Nüüd sa tarvele? Ei söö kasse. Aga päris naljakas on ka. Kaspar on nii hea poiss ka tegelikult. Ausõna, Kaspar, see mitte midagi. Aga naljakas on ka. Mitte midagi ei ole sinu vastu. Mitte midagi. On ju? Oi, ta on väga raske. Elina tõlkis praegu, vaata, rääkis nendega. Among Us'i see. Oi, üheaastane kass, kuidas saab olla nii raske? Sina kass lähed posti. Tassimiseks on veel vara, sest kui videosisu postituse jaoks on salvestatud, tuleb viimased jõuvarud kokku võtta ja näidata ka enda loovust ja käsitööannet. Nimelt saavad noored ülesande ehitada olemasolevast materjalist varjupaiga loomadele hubased pesad. Ma kardan küll, et keegi varastab mu ideid. See on kogu aeg hirm. Ma esimeses saates rääkisin sellest ja ma üritan nagu ette mõelda. Ilmselt on see idee ikka väga hea, kui keegi tahab varastada. Ja me vaatame siis. Robin ilmselt varastaks. Robin ei viitsi mitte siit. Ta mingi, kuule, näita, mis teed? Tee mulle ka. See on tema kodu, aga ma loodan, see on tema ajutine kodu. Ja kuna ta on must kass, nii et ma leian tema sarnase valvis seda tekki. Aga ma ütlesin, see ei ole materjalist tehtud, see on armadusest tehtud, nii et see on väga palju neid südamed. Tal peab ikka väga hea eesti keele, mingi C2 kindlasti. Ajutine on juba nagu päris keeruline sõna, mida nagu ikkagi nagu... Kaspar, anna teada, mis on C2. Mina pakun C2, 100%. Mul on see, ma lihtsalt ostan ja hakkame itsetama. See on minu Paulikesele, kellest ma siis täna video tegin. Karbipätt oleks nagu üle kõnditud, on ju siuke väike efekt. Tal on siin mugav ase, kus ta saab siis labada sellist kassi värvides. Kuna minu kass oli 10-aastane Shrek, siis ma mõtlesin, et ta tahab kõige rohkem sellist mugavust ja go-sit vibe'i, siis tegin talle sellise pehme chillimisala. See on minu kassimaja, see on minu kassimaja. Nii tore! Hästi tore, et me saime nüüd 7 väga lahedat pesa, mis kõik lähevad kindlasti kasutusse. Ja pesade puhul oli ka näha seda hästi erinevat lähenemist. Aga kes sa ütleksid, et eriti silma jäi? Ma tooks eraldi välja Kaspari, sellepärast et esiteks tema valis kassina välja siis meie Hermesi, kes on musta värvi, süsimust kiisu. Ja tema oli esimene ka, kes tuli küsima kohe ka meie mittetulundusühingu kohta mingit lisainfot, et sellest nagu natuke rääkida. Ja hästi toredasti ütles, et see on ajutine kodu, sest varsti ta saab koju, et ta loodab, et see on tema ajutine kodu, et siis tal on koht, kus siin vähemalt nagu olla. Mõtlesin, aga ma olen huvitav mõelnud ka midagi nagu normaalselt, aga ma lihtsalt vingu. Seda see parm. Soome parm. Ma panin selle automaatse teksti lugeja. Indale use Supra Minji Hexotata. CC and Palgisari T85 Utab X Must Misu Indale Kodu. Mitte midagi ei saanud aru. Well done. Võitja on olemas. 100%. Andke auhind talle. See on nii pull, kui rumalalt ta loeb, et ma 15 korda lähen lihtsalt vaatan oma TikToki läbi, siis mul teeb nalja, kuidas see hääl räägib. Ma ütlen sulle asja, mis on 100% fakt. Kaspar Vangil on parem eesti keel kui Elinal. Kuule korraks. Hääl hakkas pihta. Siis mõtlesin, et see on nii pull, kui rumalalt ta loeb, et ma 15 korda lähen lihtsalt vaatan oma TikToki läbi, siis mul teeb nalja, kuidas see hääl räägib. Hääl räägib. Ei, lihtsalt Kaspar Vangil on parem eesti keel kui Elinal. Ma saan Kaspar Vangist paremini aru kui Elinast. No see räägib äkki mingid estonglishit. Kaspar paneb puhtam. Kaspar paneb estonglish, vaja puhas eesti keel. See on nagu see, vaata see mimmu, kes oli, vaata. See estonglish, vaata. Ei saa aru, kui beautiful ma olen right now. Ma ostsin uut meiki. Mul läks väga palju raha täna, but hey, makeup eats. My outfit
I have low-rise jeans and like a really cropped top. Lihtsalt inglise keelde. Nii tahab. Oota, aga see on ju crazy. See on crazy. Midagi. Näesõnaga. Kaspar Vangil ei ole estonglishit. See on väga tüütu. Ma vihkan subtiitrit teha. Väga raske, väga keeruline. Nagu ma pean seda aja nagu määrata ja siis seal copy-paste. Ma olen 20 minutit sellised vead juba, et ees perses. Ma saadan tore, et ise ka aru saad. Siin on ChatGPT-sse ja siis ma ütlen talle, et kirjuta lühemini. Minge vaadake, võtke kassi endale. Ei ole võima, ta teebki fucking ilmselt pool tundi enne deadline'i. Teeb veel ühe klipi, et minge võtke. Crazy shit. Tal on nii pohhu. Ta ei viitsi sinna sisse väga panna. Tahaks lihtsalt longerat panna. I slipped there. See on nii sitt, ma tean ise ka, et see on nii halb. Näitame hukki korraks. Me kõik tahame, et keegi meid koju ootaks. Mõni ootab seda siiani. That's crazy. Ma ei suuda nii. Seepärast ma ei tahagi ennast influenceriks nimetada kõige. Ilmselgelt me oleme. Aga lihtsalt see, et kuule mees, näitame hukki korraks. Näitame hukki. Kus meil hukid on? Näitame hukki. Ei no, meil on 100% hukid, ma pole mitte kunagi küsinud seda, et mees näitame hukki, vaata. Kuule, sul on CTA ka või? Sa ei tea, mis CTA on? Call to action. Jaa, seda ma tean. Aga mees näitame hukina. Sa oleksid praegu, kui ta näitab hukki, sa näitale niimoodi. Sisuloojate tööpäev on vilja kandnud ja videod valmis saanud, mis tähendab, et on aeg paras selleks, et veidi pead tuulutada. Ei, sul on mingi probleem OnlyFansiga selgesti. Ma näen, mis nad teevad. Nad ei öelnud, et sa ei või. Ta on kade lihtsalt. Reaalselt, mul ainult saa teenida. Kuna ma tean väga... Tülitsevad, Steven ja Robin. Steven on kade, et Robin teeb OnlyFansi. Emotsionaalne ja töökas päev olnud, aga nüüd saate rahus aja maha võtta. Natukene võib-olla hingelapai teha ja üksteisega ka veel paremini tuttavaks saada. Tere tulemast Lahemaa rahvusparki Raudsillale. Minu selja taga on Raudsilla suur püstkoda, aga lähme nüüd, lõkke juba põleb. Täna hakkame dokileiba tegema ja küpsetada siis elaval tulel seda kõike. See on ikkagi siuke metsik leib. Me saame oksa valida. See näeb suht sitt välja. Oota, 3, 2. Hot potato. Ära, anna mul. Anna siia. Nii, taste testing time. Kaspar, Enrico, esimene emotsioon. Väga hea on. Normal people vett joomas. Influencerid. Tere, täna joome vett ja see on siuke läbipaistev jook. Meil on vaja ikkagi energiat ja et keha saaks vajalikke vitamiine ja toitaineid. Kuidas on siis? Tal on siuke nagu, ei ole nagu tekstuuri väga, kes siuke nagu voolav. Miks see hukk oli nüüd? Ja nüüd call to action otsa. Jooge vett, www.vesi.ee, see säästab meie maailma ka. See on nii päris lihtsalt, fucking jää vait ja söö oma toitu, türa. See tegi mu kehale pai praegu. Türa, ma olen ikka päris hea influencer. Ilm veera. Täna oli teil ülesandeks sotsmeedia abil kiisudele kodud leida ja varjupaiga töötajate lemmik teie seast oli Kaspar. Aitäh. Lisaks sellele, et Kaspar on väga edukas ja tubli sisulooja, oli ta ka täna teie sekka infiltreerunud kohtunik. Damn, son! Mul on valetatud. Mina tundsin ennast reedetuna. Liiga rõõmus inimene minu jaoks. Meie Kaspariga läheme nüüd natuke nõu pidama, sellepärast, et ühele teist annab ta tänasel väljahääletamisel immuunsuse. Ma arvan, et annab selle immuunsuse sulle, sellepärast, et sa oled parim sõber siin majas.
Me hakkame nüüd kohe nende teiste sisuloojate videoid siin hindama, aga mõtlesin, et äkki sa näitad enne enda videot, sa said nii väga kiita, et vaatame üle, mis see tase siis ikkagi olema peab. Sa teadsid, ainult aasta 2024 aitas varjupaigade MTÜ üle 2000 lemmiklooma. Selles hoolimata jõudis varjupaiga ka umbes 500 looma, kellele ei leidnud uut kodu õigeaegselt. Üks nendest uut kodu otsivate loomadest on Hermes. Üheaastane mustkäs leidi tänavu Juulis Pirita, et on väga vaikne ja rahulik. Kui sa oled mõelnud kässi adopteerimisele, siis palun vaata just tema poole. Sest mustkäs ei too halba õnne, võib hoopis tuua sinu ellu rohkem armastusest, kui sa oskad ette kujutada. See oli nii tore. Ja siis nagu sina täna ka ütlesid, et sisuloojadel on vaja ka rohkem vastutust, eks ju. Sa oled ikka jube tubli, et sellepärast sa siin veel oledki. Aitäh. Meil on esimesena Anette. Me kõik tahame, et keegi meid koju ootaks, aga mõni ootab seda siiani. Täna külastasin ma esimest korda loomade varjupaika, kus nägin ma Takechit. Esimene asi, mida ma nägin, oli see, et Takechi oli ülisõbralik, ülisotsiaalne, tahtis kõikidelt pai. Kui sina tunned, et oled õige inimene Takechi jaoks, siis saad loomade varjupaiga lehelt minna Takechit vaatama. Ja kui kõik klapib ja sulle meeldib Takechi, saad sa tema kohe samal päeval adopteerida. Wow. Ma ütleks, see on väga hea, isegi see lõpuosa, ta õpetas tegelikult meile, nagu kuidas saab seda kandideerida. See on väga hea ja siis kõik olulised nagu detailid, info on kohe alguses ja ta on ka see hook nagu olemas, nagu küsimus alguses, eks ju. Mulle meeldis selle puhul ka see, et kuna see oli ikkagi siuke nagu südamlikum ja võib-olla tõsisem teema, et ta rääkis rahulikult. Minu sules on praegu 10-aastane Shrek, kes ootab väga-väga, et ta saaks enda päris koju. Elust on puudu väike rõõmupall Shrek, siis kirjuta MT varjupaigale ja äkki on ta just varsti sinu kodus. Ma ütleks, see on küll väga nunnu, aga lihtsalt minu arvamus nagu alguses võiks olla rohkem nagu kompaktsem olla. Võib-olla nagu ta saab kohe alguses mingi nagu hook nagu seda panna. Uus catchphrase, mees, mis su hook on? Enne kui üldse hakkad inimesega kätsulema, tere, ma olen Robin. Mis su hook on? Polegi vähe. From Minji Hexotada, CC and Paljasari to 85 Utab X Must Misu and Dale Kodu. Tal Kasib Urajuba. Need Musty Misusi discriminate. That's how. Natukene, minu jaoks on natukene veider selline. Natukene paskari nagu seda otomaane selline häält eestikeelne, see on juba nagu. Ma ei saanud poolest asjast aru, mis sinu. Aga nali oli sees ja tõmbas meid ju kaitsitama. Taustamuusika on ka. Jah, geniaalne taustamuus oli. Kas sina oled kassiinimene? Ma käisin täna Tallinna loomade varjupaigas. See on koduks paljudele abivajajatele loomadele. Ja ma tahaks teile tutvustada Mushat. Musha on 6-aastane tüdruk, kes on augusti algusest varjupaigas. Ta on hästi sõbralik ja armastab paisi. Täpsem info panen captionisse ja huvi korral tuleb täita varjupaik.ee lehel sooviavaldus. Siis võetakse juba sinuga ise ühendust. Lühike, aga mulle tundub kõik vajalikud info vist on juba seal. Jah, ma arvan suht tavaline. Nii, vaatame Stivene oma nüüd siis. Ma pean teile näitama muud sõpra. Ütle neile tere, Paul. Tere, lihtsurelikud. Paulile väga meeldib, kui sa kratsite ja sügad. Paul, räägi meile veel, mis sa päevad läbi teed muidu siin? No hommikuti, kui ma üles ärkan, on mul esimese sõna vaja pai. Ja kui sa arvad, et pai aeg on läbi, siis kohe kindlasti mitte. Sa pead mulle pai tegema, kuni ma ütlen sulle. Inimesed arvad, et ma olen pisut ülbe, aga see ei vasta üldse tõele. Mul on lihtsalt standardid. Okei. Aitab küll see suunamudja värgist. Lugu on lihtne. Mul on vaja koju ja kui sa tahad endast ägedat kiisud, siis ootan mina siin varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaigas. Mine lihtsalt varjupaik.ee, tee sooviavaldus, oota, kuni sind kutsutakse tutvuma ja võib-olla ongi Paul juba sinu. Wow, see on väga tark lähenemine, ma ütleks. Kohe on teistest videotest nagu täiesti erinev ja silmapaistev, ma ütleks. Ja vaatame siis Robini video. Ma ei taha vaadata. Robin Sulg. Palun. Minu sõbra on uut kodu. Minul on võimalus aidata, siis palun tee seda. Ma näitan sulle armsat kass. See on 5-aastane Jummi. Ta on isane ja ta on kass. Ta on isane ja ta on kass. 5 sekki videos käib. Kõik klipid on kassist. Ta on kass. Oleksin tegelikult pulli taha küll. See on alligaator. Ja see oleks hea hukka. See ei ole ju alligaator. Kui kommenteerid ja sul on kogu see olemas. Vot sulle, näed, engagement. Minuga, kes tuleb sinuga kohe kindlasti diivanile. Lisainfo, sa leiad video alt. Väga kompaktne ja nagu alguses kõik nagu infod on nagu seal. Mul on ise selline tunne, et on vaja midagi veel rääkida.
Kaspar otsustas, et immuunsuse saab... Noh, kes saab immuunsuse? Anta Robini nägu sulle. Palun mina, tähendab, see ei saa mina olles, ma tegin päris sita video. Steven või Anette, ma arvan, ta ei anna Stevenile, sest et siis oleks nagu liiga obvious, et nad on sõbrad, vaata, ja siis ilmselt läheb Anettele. Ilmselt selle pärast. Anette. Ma juba nagu nägin haige välja, ma olin väsinud, ma lämbusin seal, ma mõtlesin, et täiesti pekkis, et ma ei tea, ei tule välja. Ma täitsa kartsin, et ma langen välja, aga noh, ma ei tea, noh. Sa ei lange välja, noh. Täpselt need türukud, kes olid koolis, vaata mingi full geeniused lõpuks, on ju. Kõik on õpitud, kõik on nagu, kõike teavad. Ja siis mingi tuleb kontrolltöö ja siis nad on mingi, ma ei tea, ma ei oska, ma ilmselt 2, ma ei oska. 5+. Siis oled sina, vaata mingi, ma ei tea, ma natuke lugesin, aga ilmselt tuleb ka mingi 3. Hinded tulevad välja, 5+ reaalselt. Mida mitte, siis sa vaatad talle otsa nagu, bro! Sa pidid ju 2 saama. Ma arvasin küll, jah. Nii oli. Need olid igas klassis. Ei, reaalselt. Mitu venda olid siuksed nagu. Üldiselt olid tüdrukud. Üldiselt küll. Ja meil oli mehed vennad. Annan see 3 siia, ma võtan vastu. Lõpetad tõmbasid ka tõmmati 3. Siis ütles, et... Pani suure miinuse. Ta ütles, et toimu sulle sellise miinuse, et see teoorias peaks üle lauaga veel minema. Korras. Aga siit saatest peab keegi ka koju minema. Selle otsuse, kes teist välja langeb, peate otsustama te ise. Ja ma mainin ka siia vahele, et ennast hääletada ei saa. See tüüp saadab koju. Ei, mina ei saa koju, noh. Ma ütlesin kohe, et kes mul ei veedi ja kes võib välja veedi. Mina koju minna. Ma ei tee, ma ei tulnud siia thirst-trappe tegema, ma ei taha. Ma tahan võistelda. Robin, sul lasem mulle võistelda, palun. Sul küts küll, et ma võistlega, ma tahan ikkagi siin olla. Ei, mina ei lähe kuskile. Siis koju läheb. Ja Anette vaata, kas kohe. Ta isegi ei olnud ta nime. Mingi vend käib tolgneb kaasas kogu vaata. Mis tüüp see veel on? Sa ütlesid küll seda, et sa ei pane vaeva enda videotesse ja... Sa oled liiga rahulik. Näiteks mina isiklikult, ma panen nagu maksimumi endast, et need videod valmis saada. Anette annab ka endast parima ja siin on veel... No mida nad suruvad? Väga toorelt panevad. Suuka said suruma hakkas. Väga toorelt. Kuulegi, türa pange oma fucking suu kinni. Riiko nagu, selles mõttes tundub positiivne tüüp, vaata. Seda nagu ei oska kuidagi reageerida ka, vaata. Esmakordne, mis asju. Kogu kamp surub mind, vaata. Ja mis teised arvavad? Ma ütlesin ka oma arvamuse juba. Mis ütlesid ka Enrico? Tule, see Enrico istub seal ju! Enrico istub seal eest. Ta ei ole ühtegi sõna ka öelnud, et... Ütleks Elina. Aga kuula. Sellepärast, et ma tean, et ta jääb mulle jalgadesse. Elina ütleb ka mulle, et ta vihkab meile, nagu see on fine. Vihkab, nagu see on nunju. Vihkab, see on nii tore, et sa mõtled mu peale. No nende käes ikka vaga vesi sügab või või? Siga vihkamine. Meeldib, kui sa mõtled mu peale, vaata. Damn, bro! Elina on mu kõige suurem konkurents. Tal on hea stiil, ta on naljakas. Jaa, kuule, kui ma läheks strateegia peale, ma saaks Steveni ka välja visata. Ma ei ole mitte ühtegi challenge'it võitnud. Sa kordis kõige rohkem prügi. Ma oskan prügi korjata. Endaks gaslightima, vaata. Nagu, ma tean tegelikult, mul on hea teha. Ma ei ole ühtegi challenge'it võitnud, et ei saa mind välja saata. Lõpetage ära. Päris hea taktika. Väga hea gaslight oli see. Ma pole mitte midagi võitnud. Ma kogu aeg monteerin siin ja ei saa mitte Vamp, padi, nagu harju ära, Kailla. Tuleb reaalsusesse. Kot ei näe siis ohura? Ei näe. Veel mitte, kuna me pole näinud seda sisu. Tema näeb nii välja mingi hetk. See oli nagu reaalne crash out. Räägid, see crash out'id vaata lihtsalt. Harju ära! Full on crash out. Täitsa lõpp. Have fun, guys, lõbutsege. Helistame sul. Ma ei võta. Anette ütles, kuule, ära muretse, me helistame sulle, kui sa kodus oled. Anette. Bravo. Ta vastu putsegel. No ikkagi kurb on, aga ma sain vist kõige haigema komplimendi eales, et nad viskavad mind sellepärast välja, et ma olen kõigist parem. Kes talle ütleb seda? Kes ütleb Elinale selle päris töö, miks ta välja saadeti? Ta ütles, et ta sai komplimendi, ta saati sellepärast välja, et teised ütlesid, et ta on kõikidest kõige parem.
Ilmselt nad arvadki. Ma arvan, et ta on kõige häirivam lihtsalt teiste jaoks. Aga ei, võib-olla tõesti, ta on siis nii hea. Et vaatame, kas me kusesime omad tossudesse või ei. See võib ka olla. Mulle see Hendriko tegelikult ei meeldi, et nagu tahaks mind ära minna. Aga strateegilises mõttes ikkagi Elina on mulle kõige suurem konkurents hetkel. Bring back all time see. Tere mees, ma pole... Roltonid, nüüd siis reevad. Saad aru, et ma arvan, mingi 10+ aastat. Ja kui inimesed nüüd saavad šokki, et me sööme toorelt neid, siis sorry, aga te ei ole väiksest kohast pärit. Vaadake, nüüd läheb maitseaine sisse kohe. Niimoodi, üldine see. See on nagu crackhead, Roltoni crackhead. Nüüd segate. Ja nüüd, teeme nagu influencerid, teeme teist. Vaata, tee hukka ette. Maailma kõige paremad kiirnuudlid. Peatsite maitsuga. Ei. Top. See oli mu call to action. Top. Kuidas saab üks asi nii hea olla? 10+ aastat kindlasti pole see on niimoodi. Väga armastan neid nagu Stevenit ja nagu iseloomu neil jah, nii väga ei ole. Kas te teadsite? Kas sa tead? Te raudselt kõik teate. Kas sa teadsid? Cold edit. Reaalselt cold ju. Ta on crash out, no. Mul oleks ka mind sunamudi, et ta tuleb roobist koju soodetakse. Kas sa teadsid? Aga no see on huuk. Mees, mis su huuk on? Kas sa teadsid, et mul ei olegi huuki? See on mu huuk. Et mul ei ole huuki. Elina väljahääletamine näitab selgelt, et kuigi sisuloojate seas on neid, kes ütlevad, nagu neile võistlus ei loeks, siis tegelikult ollakse siiski väljas just oma kasul ning sõprusele eelistatakse võitu. Pikk päev on selja taga ja nagu ma aru saan, siis te olete ühiselt otsuseni jõudnud. That's me. Autos tehtigi otsus ära. Jah. Ma ütlen, tuleb mingi hääletus. See oligi. Ilmselgelt oled sa neile liiga tugev konkurent, aga minu arvates väärid sa veel võimalust. Ja nüüd on sinu enda otsustada, kas sa lähed kohe ära või sa jääd kättemaksuks veel siia majja. Ei, ma jään kättemaksuks siia. I am the real winner here ja ma lihtsalt suffering from success. No sellisel juhul peate te siin kõik ilusti sõbrad edasi olema. Damn, kui awkward. Ma ei lähe kuhugi reis. I'm fucking leaving! I'm leaving! I'm not fucking leaving! Miks ma peaks pingutama? Mind visati välja, sest ma olen kõigist parem. Ma sain nii haige ega boosti. Ta reaalselt arvabki seda ju. Steven visatakse kohe varsti välja, sest nagu kõik vihkavad teda. Mitte mina ta. Ma arvan, ma hakkan nüüd, võib-olla alguses ma tegin natuke nagu rohkem nalja ja võtsin seda leebemalt, aga nüüd ma arvan, et poole peale ei jõudnud, et tahaks ikka pingutada, et jõud lõpuni jõuda. Oletame nüüd, kui näiteks Robin ja Sandra nagu magaksid, on ju. Mis see siis nagu Sandra, mis ta siis on? Kas ta on lesbi või ta on ikkagi straight? Mina ütleks, et ta on straight. Ta on täitsa sirge, noh. Mina arvan ka. Või bi. Aga see ei saa bi olla ju. Kuidas sa võtad nagu arvesse? Samas. Robin sul on ikkagi hästi naise moodi. Jälle siuke arutelu, vaata. 12 õlle tiip. Rolton / reevasid, vaata. Ja by the way, nagu mul on nagu otsas peaaegu see lõpuni lahti, vaata. Ja siis väga aus. No nii. Steven on küll veendunud, et ta on teistest sisuloojatest peajagu üle, aga paraku on selline suhtumine tekitanud talle ka rohkem vastaseid kui sõpru. See võib noorele suunamudijale saatuslikuks saada, sest kes teab, kas olemasolev seljatagunegi ikka nii kindel on. Siuksed lood. Suunamudijate tuleproov. Mis me seda õppisime? Kass ei tohi süüa. Kass ei tohi süüa. Ja Kaspar ei söö kasse päriselt. Ja Kaspar on väga tore poiss tegelikult. Roltonid on ausad. Jätke meelde. See on not sponsored, see on reaalselt sponsored by Childhood Memories. Me ei pea teile seda maha müüma, et see on hea. Ma ütlen, et top. Ja sellest piisab. Ja jah, mis seal ikka, kuradi, tulge see eesse ja pange aegkirja, kes pole käinud veel. Jah, kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notifications, see järgmist videot maha ei magas, aga seni olge tublid. Tšau, paka. Tšau. Adios.